Vedage sõbraga kihla, et ta ei suuda kinni püüda teie sõrmede vahelt kukkuma hakkavat 5 eurost rahatähte. Tõenäoliselt võidate iga kord, kui sõber just sohki ei tee. Kohe selgub, miks see nii on ning mis toimub samal ajal ajus. Pingsalt jälgitava eseme liikuma hakkamisel jõuab valgusinfo silmade kaudu kuklasagara nägemispiirkondadesse, kus töödeldakse kukkuva eseme erinevaid omadusi. Seejärel liigub info otsmikusagarasse, kus formuleerub käsk eseme kinnipüüdmiseks. Juhis jõuab närviteede kaudu omakorda motoorsesse piirkonda, kus moodustub täpne liigutuste jada, mida eseme püüdmiseks on vaja teha. Edasi liigub info läbi seljaaju, kätes ja sõrmedes olevatesse lihastesse, mille tulemusena näpud kokku surume. Tavatingimustes võtab kogu see protsess aega umbes 0,2 sekundit. Vahel võib inimene reageerida aga tunduvalt kiiremini. Kui sind on just taga ajanud kuri koer, võib adrenaliini hulk kehas olla nii suur, et kiirendab reaktsiooni aja äärmuslikult lühikeseks. Koera eest põgenedes on kiired liigutused ju eluliselt olulised. Reaktsiooni aja mõistet kasutatakse ka näiteks spordis, kus jooksustart alla 0,1 sekundi pärast stardipauku loetakse enamasti vale stardiks. Kuna tavainimene ei suuda nii kiiresti reageerida, pidi jooksja alustama kohalt võttu juba enne signaali kõlamist. Mõned sprinterid aga suudavad reageerida ka 0,08 sekundi jooksul, kuna nende ajus on see konkreetne protsess sisse harjutatud inimvõimete piirini. Reaktsiooni aega võivad mitmed tegurid aga ka halvendada. Näiteks kui inimene on väga hajevil või just ülemäära närviline, kõrges vanuses või siis lihtsalt väga-väga pikkade kätega.